Kallid kuulajad, tere! Täna hakkame vaimseks, ehk siis püüame avada seda, mis Urantia raamatu käsitluses jääb mõiste vaimsus taha. Enamasti peetakse vaimseks inimest, kes on haritud, kultuurne, loominguline ja kes võtab sõna filosoofilistel ning sügavatel teemadel. Urantia raamatu mõistes võib see kõik nii olla, kuid samas tuuakse ka välja sooduks sügavamad tähendused nimetatud mõiste selgitamiseks. Kui nüüd vaimsuse tähendust lahkama hakata, siis esimese asjana, mis pähe tuleb, on see, et vaimsus on kosmilise taipamise määr inimeses. Ehk siis teiste sõnadega, mida rohkem on meis kosmilist taipamist, seda vaimsemad me oleme. Mida omakorda see kosmiline taipamine endast kujutab, selgub ehk vähemalt osaliselt siis, kui te kuulama, vaatama asutud klippi kinni ei lülita ning edasi kuulate, vaatate. Vaimsust võib aga selgitada ka läbi inimisiksuse arengutee. Praegu oleme me materiaalsed, aga meie saatus on muutuda kunagi kauges tulevikus peale füüsilise keha surma vaimuks. Kõigepealt materiaalne tasand, siis vahepealne morontia tasand ja siis vaimutasand, mis omakorda jaguneb 7 arengutasandiks. Meis peegelduv vaimsus näitabki siis seejuures seda, kui palju me oleme juba praegu vaimu sarnaseks saanud ja meis elava taevase isa saadikuga ühildunud. Igal sellisel arengul ja kasvul peaks olema mingi allikas, mis seda kasvu toidab. Ja otse loomulikult on selleks kasvuallikaks meis just seesama, keda juba mainisin, meie taevase isa fragment, vaim ehk mõttekohandaja. Tema on meie peamine suunaja ja vaimsustaja. Kui me soovime peale oma keha surma ellu jääda ja vaimsustumise teed jätkata, ei tohi meil tema suunamistele vähemalt tekkida vastuseisu. Kui mõttekohandaja teeb meie vaimsustamise nimel tööd meie seest poolt läbi meie meele kohandamise, siis temaga sünkroonis töötavad ka paljud meid väljast poolt abistavad jõud. Näiteks looja poeg ehk Miikal, keda meie Jeesusena tunneme. Ka tema töötab selle nimel, et tema enda loodud universum pidevalt vaimsustuks. Mistõttu käis ta isegi siin, meil inimesena külas, et meile üks järeleaitamise tund anda. Meid ümbritsevad ka erinevad jumalikud vaimud, kes tegutsevad inimese tõusu ja vaimsustamise nimel ning teevad seda täielikus kooskõlas ja täiuslikus koostöös koos juba eelnevalt nimetatud suurkujudega. Meist paljudel on ka üks seeravitest kaitseinglite paar, kes meie saatuse üle valvab ja meie arengut läbi keskkonna muutuste suunab. Nad ei ole siin selleks, et meie elu kergemaks muuta, vaid just nimelt selleks, et see parajalt keeruliseks teha, et läbi elus ette tulevate probleemide lahendamise meie iseloomu tugevdada ja vaimsust kasvatada. Kaugelt on oma abikäe ulatanud isegi jumaluse teine isik, igavene poeg. Tervet universumist läbistab tema vaimu gravitatsiooniväli, mis meid kõiki tema poole tõmbab. See avaldub meis sooviga täita kõiges taevase isa tahet. Mis on selle kõige eesmärk või olemus, võiks küsida. Miks on vaimsustumine vajalik? Aga see on vajalik nimelt selleks, et nagu korra juba ka mainisin, peale keha surma ellu jääda. Kuid mitte ainult. See on vajalik ka selleks, et me muutuksime juba praegu inimesena elades hoopis paremaks ja meeldivamaks kaaslaseks oma sõpradele ja tuttavatele. Et kasvaksime tões, ilus ja headuses. Vaimsustumine on kõige selle taga. Kui me vaimsustume, saavutame me tõelise enesevalitsemise. Me hakkame kandma nii nimetatud vaimuvilju.
mis on sisuliselt kõrgeimat liiki nauditav ja õilistav enesekontroll. Vaimust sündinud ja Jumalat tundvate inimeste elus ilmnevad jumaliku vaimu viljad on veel armastav teenimine, isetu pühendumine, julge ustavus, siiras õiglus, valgustatud ausus, kustumatu lootus, kindel usaldus, halastav hoolekanne, vankumatu headus, andestav sallivus ja püsiv rahu. Kui end uskujaks tunnistanud inimesed ei kanna oma elus neid jumaliku vaimu vilju, on nad kahjuks surnud. Igaveses taevariigis ei tohi paigale jääda. Meie taevane isa nõuab kõigilt oma lastelt, et nad armus ja tõe tundmises kasvaksid. Kui meie nüüd neid tõdesid teame, peame me vaimu vilju rohkendama ja näitama üles kasvavat pühendumist oma kaasteeliste isetule teenimisele. Ja meeles tasub pidada seda, et kui me teenime ka kõige vähemat oma vendadest, oleme me teeninud sellega teda, kes on suurim. Ja teenima peame me oma vendi, sest ka teenimine aitab meil vaimsustuda ja levitada vaimu vilju. Inimeste vaimsustumine on ka otsetee vendlusesse. Vaimne muundumine muudab meid omavahel vendadeks ja õdedeks, mis omakorda annab meile rahu maa peal ja hea tahte inimeste seas. Vaimsustumist soodustab vaimne vastuvõtlikkus, mis omakorda on paljuski seotud meie geneetilise potentsiaaliga, keskkonnaga ja meie oma valikutega. Kui me soovime soodustada omaenda vaimset kasvu, peame tegema teadlikku tööd selles suunas ja hoiduma oma keha reostamast kõigi võimalike mürkidega, mis selle adekvaatset funktsioneerimist pärsiksid. Jälgima peame ka seda, et need samad geenid jõuaksid rikkumata ja parimas kombinatsioonis edasi ka meie järgnevatele põlvedele. Vaimsustumist soodustavad loomulikult ka usk, palve ja palveldamine ehk mõtisklus vaimsetel teemadel. Vaimsustumine on eriti oluline just praegu, 21. sajandil, sest psühholoogiliselt ebastabiilsetel aegadel majanduslike murrangute ja vastandlike moraalisuundade ning teadusajastu üleminekute ja sotsioloogiliste mõõnade käigus on tuhanded ja tuhanded mehed ning naised segadusse sattunud. Nad on ärevuses, rahutud, hirmunud, ebakindlad ega leia oma kohta. Nad vajavad nagu ei kunagi varem kindlatel alustel seisva vaimse elava usundi lohutavat ja stabiliseerivat mõju. Vaatamata enneolematutele teadussaavutustele ja tehnika arengule valitseb meil praegu vaimne seisak ja filosoofiline kaos. Kui me soovime tõesti südamest vaimsuses areneda, peame pidama silmas seda, et jumalik vaim astub inimesega kontakti mitte tunnete või emotsioonide kaudu, vaid kõrgeima ja vaimsustunuima mõtte vallas. Just meie mõtted, mitte tunded, müstika ega energiad juhivad meid Jumala poole. Jumalikku olemust võidakse tajuda vaid meele silmadega. Ent tõeliselt näeb Jumalat ja kuuleb oma sisimas elavat vaimu vaid puhas meel. Niisugust sisemist ja vaimset osadust nimetatakse vaimseks taipamiseks. Vaimne kasv sõltub ka sellest, kas inimene hoiab alal elavat vaimset sidet tõeliste vaimujõududega ja teiseks sellest, kas ta kannab pidevalt vaimu vilju. Jagab abi, mida on oma vaimsetelt heategijatelt saanud kaaslastega. Vaimne progress eeldab vaimuvaesuse intellektuaalset äratundmist ja täiuse iha teadvustamist. Iha tunda Jumalat ja olla tema sarnane. Soovi kõigest südamest täita taevase isa tahet. Vaimne kasv on ka kõigepealt ärkamine vajaduste mõistmisele, seejärel tähenduste eristamine
ja siis väärtuste avastamine. Tõelise vaimse arengu tunnusena avaldub inimisiksus, keda motiveerivad armastus ja isetu teenimine ning kelle puhul on valdav jumaluse täiuse ideaalide kogu südamest palveldamine. Eelnevat kokkuvõttes võiks minu arvates öelda, et vaimsustumine ehk vaimsuse kasvatamine on meie kõige olulisem ülesanne ja eesmärk. Kõik, mis me siin lihas teeme, peaks olema kantud vaimsustumise ideest. Kogu muu sahmerdamine on mõttetu, sest see ei jää. Tõde, ilu ja headust. Kohtumiseni!